nii suurepärasel talvel nagu sellel 2010. aastal Eestimaal on, oleks väga rumal lihtsalt toas istuda ja vaadata aknast välja, kuidas teised suusatavad, uisutavad ja talve mõnusid naudivad. Me oleme tulnud siia Holstre Polli tervisekeskusesse, kus on olemas suusarajad ja kõik võimalused seda talve nautida. Tähendab seda, et Euroopa Liidu raha on sõna otseses mõttes tegelikult lumme maetud, aga seda väga targal otstarbel. Tiit, siin Holstre Polli tervisekeskuses, kui palju raha on siis lumme maetud nii-öelda? Euroopa Liidu struktuurfondide raha oleme saanud toetusena 17,5 miljonit krooni, aga kogu investeering nüüd selle keskuse arendusse viimase 2 aasta jooksul ületab 30 miljonit. Ja mis te sellest saanud olete? Kui nüüd algusest peale hakata ja valmimise järjekorras kõiki tegevusi üles lugema, siis kõigepealt õnnestus meil ehitada 24-meetrine vaatetorn koos terviseradade äärsete puhkekohtadega ja radade suunaviidastusega. Kas see terviserada on nii pikk, et seal peavad olema vahepeal puhkekohad või? No kõige pikemad ringid on meil 10 kilomeetrit ja selles suhtes matkamiseks oleks väga hea ju vahepeal jalga puhata kuskil ja võib-olla ka mõni vorstike grillida. Et kui vaatetorn valmis sai, peale seda hakkasimegi suuremalt jaolt vaatama nagu selle keskuse peahoone ehitamisele, siis parendasime juurdepääsuteed, valmis 2,5 kilomeetrine suusarolleri rada, mis on asfaltkattega kaetud. Siis on meil olemas veel valgustatud suusarajad, kus on ka rajatud survetrass raja peal kohapealseks kunstlume tootmiseks, talvede tarbeks, kuna siis looduslikku lund nagu väheks jääb. Valmisid veel parklad, radade ülesõidusillad. See talv oleme ka tänunud nendele struktuurfondi rahadele saanud nagu lund toota otse raja peal, mis on parendanud ka selle raja kvaliteeti ja kunstlund on saanud nagu katta paksema kihina. Et kui eelmine aasta mai alguses toimus Mulgi rattamaraton ja seal reklaamiti välja, et on ka üks lumelõik sees, siis kahjuks kevad oli nagu nii soe, et sellest jäi ikka üks väike nutsukene ainult järgi. Aga see aasta ma usun küll, et seda lund jätkub ka maipaikuusse. Praegu me oleme siin ühe argipäeva natuke pärastlõunasel ajal. Inimesi väga palju ei ole. Millal nad tulevad? Nädalavahetustel või? Noh, eks see ongi nagu ajamärk, et inimesed, kes on tööl, need tööajal nagu ei saa tulla, järelikult tööpuudus nii suur ei ole. Ja inimesed tulevad ikkagi sedasi 5 paiku õhtul ja nädalavahetustel. Et valgustatud rajad on väga populaarsed kohad? Selles suhtes küll jah, et vahepeal siin need krõbedad pakasekraadid kindlasti hirmutasid osasid suusatajaid, aga mõnedele ei lugenud ka need midagi. Kui oli 30 kraadi, ikka olid suusarajal inimesed? Oli ikka suusatajaid, jah. Ei või olla. Suured maskid peas või ninad valged? No ikka maskidega jah, et ega siin suure külmaga ongi, tulevad nagu kosmonaudidega, aru ei saa, kes on kes, aga... Milline oleks teie unistuste päev, ehk kui palju peaks siin inimesi maja ees olema, kes kõik tahaksid suusatama minna või vaatetorni ronida või erinevaid asju teha, mis siin teha saab? Noh, ma ei olegi sellist unistust nagu endale püstitanud, et palju siin rahvast peaks olema, aga hea meel on selle üle, kui inimesed rahul on selle tööga, mida ma olen teinud.